Täna teeme me järjekordselt internetis levivat viraalset retsepti. Ja selleks on siis selline tomatisalat, kus sul on siis mozzarella ja burrata juustus ja riivid sinna tomatid peale. Ja sinna retsepti on vaja ka basiilikut ja tomateid, mis kasvavad meil siin samas aias. See on ju basiilik. Peab olema. Meil on oma väiksed niisugused tomatid ja basiilik hangitud ja me saamegi alustada kokkamisega. Meil on siis tänaseks retseptist nagu 2 valikut, 2 erinevat varianti, üks on mozzarellaga ja teine on burrataga. Ehk siis vahe on põhimõtteliselt, et burrata on seest vedel ja mozzarella ei ole seest vedel. Ja proovime siis mõlemaga. Ja esimese asjana võikski selle mozzarella ära viilutada. Sa suudad seda oota? Ma tean. Viilutame ära need väiksed tomatid. Need väiksed tomatid on pigem nagu ilu pärast praegu siin retseptis. Aga nad olid hästi nii nunnud, et neid ei saanud mitte panna sinna. Ja nüüd tulebki selle retsepti põhiosa siis, et meil on ära külmutatud tomatid, mis näeb väga veider välja. Ja põhimõtteliselt me peamegi seda nüüd siia riivima peale või peale riivima hakkama. Ja mis selle tomatiga tuleb teha, Aksel? Tuleb eelmisel õhtul panna jääkappi. Ja, sest vahel võib juhtuda nii, et ei pannud liiga kauaks ja siis riivid, tuleb mingi vedel sisu välja, väga ei taha seda. Aga proovime, kuidas see õnnestub. Proovime. Ja pean ka ütlema, et need tomatid on vanaema juurest, et kindlasti teil paljudel on endal ka vanaema juurest igast suve saadu, siis need saab ära kasutada. Ja siis lõpetuseks tuleb panna peale balsaamik. Balsaamiku veidi kaunistuseks, jah. Väga esteetiline Aksel täiesti. Ja siia võib ka panna peale natukene oliiviõli. Ja mõned basiilikulehed ka kaunistuseks. Päris huvitav basiilik sul. On küll, jah. Televaatajad, kes võib-olla natuke osavamad loodusvaldkondades võib-olla märgata, et see tegelikult vist isegi ei ole basiilik. Et see on midagi, mis me leidsime aiast, mis ei pruugi olla basiilik. Nii et, aga ta maitses üsna nagu basiilik. Nii et me oleme lahkarvamusel. Ja teise me valmistame burrata juustust. Esiteks võtame selle burrata. Üritame selle sinna peale saada, ilma selle vedelikuta. Aga nüüd tulebki see kõige satisfying koht, et sa saad selle burrata nagu kuidagi lahti teha. Ja siis talle tomatid peale viivida. Tundub, et toit on valmis. Alustame maitsmisega. Alustame. Ja selle jaoks meil on siin mõnusad sellised saiakesed ka tehtud panni peal. Kuule, see on super ju. See on nagu väga suvine retsept. Ta toob sellesse sügise algusesse ka suve mõtte. Ja ta on väga mõnus see külm tomati maitse. Suht super. Ja isegi see fake basiilik annab siia midagi juurde. Kui ma midagi ütlema, siis ma ütleks, et tomatit oleks võinud juurde panna. Sest kui ta juba natuke elas sulab, siis tegelikult seda tomatit oli suht vähe seal. Aga oled siia tomatit peale panna. Igatahes, meie soovitame seda retsepti teile ja ega siis midagi, kui toredat kokkamist kodus ja head isu. Head isu.